Näitab, et salvestab. Jah. Nii. Lähme jälle andmed lehele, teeme siis mõningad. Et meil on veel siin neid mittearvulist tüüpi tunnuseid, mille kohta me võiksime siis teha kokkuvõtvaid arvutusi. Nii. On järjestustüüpi tunnuseks ju gümnaasiumi matemaatika hinne. No, me võime teda siis teha jälle, valime lisamenüüst pivot table ja valime siis kursor kindlasti pange andmete peale eelnevalt ja siis valige seda pivot table käsku. Siis edasi olemasolevale töölehele ja minge siis järgnevale lehele, pange kuskile kursor tühja kohta. Ja mis me siis võtame? Tähendab sisseastumise või selle gümnaasiumi kohta tahame arvutusi teha. No vaatame, võtame riigi või need eriala, gümnaasiumi lõpetamise aasta. Paneme sisseastumise aasta siia veerupäisesse kolumnisse. No ilmselt näete, et see hinnete ülelugemine võib-olla siin polegi nii oluline, see rohkem väljendab võib-olla seda, kui palju üliõpilasi on kuskil erialal, vaid siia võiks siis panna nüüd loendus või count funktsiooni asemele funktsiooni keskmine ja arvuvormingut keskmise korral alati valida, sest ei ole neid komakohti meil väga palju siia vaja, siia tabelisse. Mis asja, lõpetamise aasta, gümnaasiumi matemaatika hinne ja siis count ja keskmine. Nii. Ja nüüd võib siis juttu kirjutada selle tabeli kohta. No kui seda tabelit vaadata, siis mida võiks siia kirjutada? Tahtsin korraks küsida, et te võtsite selle andmed lehel selle tavatabeli plokki lihtsalt või? Ma ei võta plokki teda, siin piisab praegu, kui me lihtsalt paneme kursori suvalisse kohta andmete peale ja siis hakkate liigendtabelit looma. Lisamenüüst, insert menüüst pivot table. Ja, nüüd õnnestus, mingi anomaali oli. Nii. No nii, siin on arvut, eks ju, kui keskmist hinnet arvutada, siis on näha, et nad on väga ühetaolised. Et me võime siis kirja panna, et erinevatele erialadele siis 2017. Aastal on keskmine gümnaasiumi siis matemaatika hinne olnud 3,7 ja 2018. aastal 3,6. Nii. No ja kui veel siit midagi kirjutada, siis võib-olla kõige kõrgemad keskmised hinded
hinded on 2018. või 17. aastal Tehnotroonika erialal 3,9 ja 2018. aastal ka 3,9. Noh, ehk seda võib ju mainida, et ja veemajanduse erialal keskmine matemaatika hinne on olnud 2018. aastal 3,1. Ilmselt sellest tabelist võib-olla siis rohkem ei anna välja lugeda. Mis muidugi, kui nüüd teeme võib-olla teise tabeli veel selle hinde kohta, analoogilise ja vaatame siis hinnet, loeme lihtsalt neid hindeid üle. Nii, võtame selle gümnaasiumi matemaatika hinde ja tõstame teise veergu veel gümnaasiumi matemaatika hinnega siia väärtusväljale ja paneme sisseastumisaasta veel siis kolumnisse. Nii et siit me saame selgituse siis, miks need keskmised on nii madalad olnud. Näemegi, et nad on 3 ja 4 enam-vähem võrdselt ja neid 5, mis keskmisteks ju tõstavad, siis neid on suhteliselt vähe. Nii et kui vaadelda hinnete jaotust siis hinnet 5 on ainult 12 juhul, 12 üliõpilasel. – 2017. aastal ja 9 üliõpilasel 2018. aastal. Nii. Ja hindeid 3 ja 4 on mõlemal aastal enam-vähem võrdselt. Võib-olla siin neid arve ei olegi ehk mõtet siia juurde panna. Nii, nüüd võtame siis järgmise. Nüüd on siis järgmine tunnus on näete see klass. Teeme selle kohta. Liigendtabeli ja ka jälle sellise kaheveerulise tabeli ainult, kus me võtamegi siis erinevad klassiliigid. Vaatluse alla, nii et see klass ja klass. Tõstame teda mõlemal juhul siis reapäisesse ja
ja väärtusväljale ja jääb ka jälle funktsiooniks count. Ja vaatame siis, mis me siia juttu kirjutame. Nii et võib kirjutada, et tänapäeval õpitakse siis gümnaasiumis väga erinevates eriklassides. Nii et niinimetatud tavaklassis on õppinud näeme siin siis 58 üliõpilast. No, 187-st siis paneme selle arvu ka siia juurde. Nii et kõige rohkem on üliõpilased õppinud reaalkallakuga klassis. No, see võime 75 siis panna sulgudesse siia. No, võiks siia siis mingi väikse järelduse ka panna, et mis on üsna loomulik nendele, kes soovivad oma õppeteed jätkata inseneri erialadel. Nii. Üliõpilast on õppinud humanitaarklassis. 19 loodusklassis. Nii, ja need ongi võib-olla siis arvud, mida siis peaks veel ära mainima, kuid siis võib ju üles loetleda, et kui palju neid erinevaid igasuguseid, et 1 või 2 õpilast on õppinud näiteks siis paneme IT siis IT. Siit sellest tabelist paistab ka välja, et meil on seal üks andmetes vead. See lai ei ole ju klassiliik, vaid see on lai, on matemaatika, eks ju, eksami 5. Nii et selle me peame veel ära parandama pärast. Majandus, see spordi, siis on riigikaitse, ma ei tea, sisekaitse, sotsiaalkallakuga. Tehnoloogia, me paneme sellega siis siia vahele. Nii et oleme need ka üles loetlenud.
Nii, ja nüüd on jäänud siis järgi veel algebra ja füüsika. Nii et loeme siis võib-olla siis ka need hinded üle. Võtame need siis sisseastumise aastate kaupa. Ehk teeme sellise liigendtabeli, nii et võtame uuesti siis siin söötmenüüst pivot table olemasolevale töölehele. Nii, valimegi siis sisseastumisaasta reapäiseks. Algebra siis väärtusväljale. See ei tule hea. Siis me peaksime panema ka hinded siia niimoodi. Hinded ka. Algebra. Ja peaksime saama ka kohe füüsika siia juurde. Et siis on korraga mõlemad ained ühtemoodi tehtud. Nii, ja siis me peamegi seda arvestama, et kui me nüüd vaatame, kui on hinne E, siis alguses on algebra ja siis edasi on füüsika, nii et need hinded. Ma siin need veerud praegu kitsamaks tõmban. Tabel paremini jälgitav. Hakkame siis parematest tulemustest peale. Või siin nii. Nii et mis me siis võiksime sellest tabelist kirja panna? Nii et ülikoolis õpitud algebra, no mäletate, see aine nimetus oli küll veidi pikem, aga piisab siin praegu niimoodi lühema nime kasutamist, algebra ja füüsika. No, hindeid on saanud siis, palju neid hindeid on saanud. Paneme kõigepealt selle hulga kirja, kui mõlemal aastal, eks ju, meil oli siin, ma mäletan, siin alguses oli täpselt, eks ju, 99 sisseastujat, siis noh, sellega me siin näitamegi ära, siis algebras on saanud, hindeid on saanud 2017. aastal. Vastavalt 80 üliõpilast ja 71. Oleme siis 99 ja 2018. aastal. Nii et siis
vastavalt 90 ja 64 üliõpilast. Ka 99-st. No, näeme, et küllaltki palju on arvud vähenenud. No ja see vähenemise põhjus võib olla see, et kuna osa on loobunud või on neil jäänud eksam tegemata. Nii et see puuduolev hulk on kindlasti siis tegemata. Nii, aga tegemata on ka no võib-olla võtame nüüd 2 aasta peale kokku, siis nii-öelda on ka nendel, kellele on märgitud hinded F või MI. Nii, ja neid on siis kokku siis 2017. aastal. Nii, algebras 16 ja 6, see on siis 22 ja füüsikas on 1 ja 3, nii et kokku 4 ja 2018. aastal vastavalt siis 13 ja 12. Nii. Nii et see on siis nii ja hinnet A siis. Vabandust, et ma segan vahele. Ja. Kas seda F-i ei olnud algebras 1 ja füüsikas ei olnud ühtegi? Kas ma vaatasin valet veergu või? Mulle tundub, et te vaatasite D viimast veergu, mis on täpselt enne F-i. See on 1 ja ma vaatasin tõesti, see on 1 ja MI-d on 6, siis nii et 7 ja. Ja siin on 3. Nii. Ja 3 ja 9 ja on siis 12 ja. Ja 2 ja 3, nii et neid on 5. Nii, hinne A-d. Ma paneme A ja B kokku siis või paneme A-d.
Taad saadi siis 2017. aastal 3 algebras, 3 ja füüsikas ka 3, jah. Ning 2018. aastal vastavad siis 6 ja 5. Noh, nüüd me oleme siis need nii-öelda ülemise ja alumise otsa ära rääkinud ja nüüd võime siis kirja panna siis, kus siis enamushindeid on. Mida me siin esile tõstame nüüd? Nii. Nii et kõige rohkem siis saadi 2017. aastal algebras hinnet E 25 juhul ja ja 2018. aastal hinnet see on ka algebra vist. On ta siin algebra ikka, jah. Hinnet D ja ta on ka algebras. Hinnet C 24 juhul. Nii, noh, kuna need mõlemad juhtusid nüüd algebrad olema, siis võiks ju füüsika kohta ka midagi kirjutada, kus need füüsikahinded siis kõige rohkem on. Hinnet E 25 juhul ning füüsikas siis 22 juhul. See on ka, eks ju, kõige rohkem sellel aastal. Ja ka hinnet ka huvitaval on juhtunudki, et 2018. aastal siis ka füüsika hinnete kõige suurem arv on just hinnet C, täpselt nagu algebragi järgi. 24 juhul ja füüsikas 19 juhul. Nii et ega siin kõiki arve sellest tabelist ei pea nii-öelda välja kirjutama, võib kirjutada, väga sageli kasutatakse selliseid kokkuvõtvaid ridu. No me tõime praegu välja nad siin nii-öelda sisseastumisaastate kaupa. Samu arvu võib esitada ka erialade kaupa, nii et siin on mitu erinevat varianti, need on lihtsalt nüüd need võimalikud näited, need mittearvulist tüüpi tunnuste kirjeldamiseks, nii et kogu aeg peab siis mõtlemagi niimoodi, et tavaliselt andmestiku analüüsi neid erinevaid liigendtabeleid, nagu me siin arvutusi tegime, neid ei panda üldse, vaid kirjutataksegi nendest nii-öelda juttu välja, nii et noh, võib-olla ta päris nii-öelda ladus jutt ei ole, ta on praegu nüüd nii-öelda korrastamata tekst,
mis nii-öelda kohe siit tabelitest tuleb, kui teda nüüd uuesti lugeda, võib-olla üle saaks teda veel korrastada. Aga et mingi ettekujutuse siis nendest mittearvulist tüüpi tunnuste kirjeldamisest võib siit saada. Nii, lähme nüüd andmed lehele ja võtame nüüd ette siis diskreetset tüüpi tunnuse kirjeldamise ehk siis arvulist tüüpi tunnuste kirjeldamise. Selleks siis on, eks ju, testipunktid ja riigieksam on meil täiesti nii-öelda puutumata. Ma vaatan. Siin meil natukene seda testipunkte. Ei, siin on gümnaasiuminne, sisseastumisaasta, jah. Gümnaasiuminne siin on juba olnud. Nii et võtamegi siis ette diskreetset tüüpi tunnuse ja nüüd nende arvutuste juures on kasulik Excelis nii-öelda kopeerida võib-olla siis need võimalikud andmed, mida me tahame selle tunnusega koos kirjutada või vaadelda, need andmed kopeeridagi siis järgnevale lehele. Nii et võtame 3 tunnuse andmed, rühm, sisseastumisaasta ja testipunktid. Kopeerime uuele lehele ja panemegi selle lehe nimeks diskreetne. Siis see olekski siis diskreetset tüüpi tunnuse kirjeldamise näiteks. Ja sellele eelneval lehel, kus me siin enne kirjutasime, sellele paneme siis mittearvuline nimeks. Need on mittearvulist tunnuste kirjeldamise näited. Nii, nüüd me tahamegi siis seda diskreetset tunnust testipunktideks ju kirjeldada. Ja enne kui me kirjeldamist hakkame tegema, siis siin saab päris mitmeid eelnevaid arvutusi teha. Esiteks me arvutame sellele arvulist tüüpi tunnusele kõik kirjeldavad statistikud. Ja nüüd siis esimest korda, ilmselt kui te võtate data menüü, siis teil siin ilmselt ei näe siit riba lõpust sellist käsku nagu data analysis. Ei ole ju teil, eks? Sest te ilmselt ei ole seda kunagi kasutanud. Ja ta nii-öelda, kui seda ei ole kasutatud, siis teda ka seal ei ole. Ja selle saab siis sisse lülitada nüüd järgnevalt. Võtke file menüüst, viimane käsk options. Siit edasi valige siis add ints. Ja sellest avanevast aknast akna all servas on nupp go. Ning pange sisse esimene märkeruudukese kastike, kus on analysis toolback. Ja siis okei. Ja siis peale seda peaks teil ilmuma data menüüsse data analysis käsk. No kas on vaja korrata? Selle kui nüüd korra sisse panna, siis üldiselt ta peaks siin püsima. Mõnikord vahest ta kaob ära, et siis kas jõudsite selle sisse panna? Ja või ei? On sees. Jõudsime. No siis võtamegi selle käsu data analysis. Need on nüüd see data analysis käsu alla on pandud siis kõik need statistilised protseduurid, mida me hakkame siin erinevates analüüsides kasutama. Ja valigegi siis see descriptive statistics. Valige okei. Ja input range'i tuleb siis panna andmed, mille kohta me tahame neid kirjeldavaid statistikuid arvutada. Ja ma soovitan panna koos tulba nimega, nii et isegi nii-öelda
ta töötab ka täiesti niimoodi praegu, see käsk töötab ka niimoodi, kui me siit ei hakka hiirega täpselt märgendama, kui seda andmetulpa, ta piisab isegi selle seest panna. Siis saadakse aru, et andmed on mööda tulpa ja paneme sisse labels in first row. Nüüd edasi klõpsake output range ja kindlasti alati kursor peab ka siia kõrval olevasse tühja kasti panema. See on kõige tüütum koht, mis kipub meelest minema. Ja siis osutagegi mingile tühjale lahtrile, kuhu see väljatrükk võib tulla. Lahter valige alati niimoodi, et üks tühi veerg jääks eraldama andmeid. Et ärge siia kunagi kokku pange midagi, vaid hoidke siis siin andmetest, hoidke vahet. Nii, ja mis me veel siit paneme? Nüüd summary statistics ja confidence level for mean ja see 95 jääb siia. Nii et siis on valikud tehtud ja saame kirjeldavad statistikud, kõik korraga arvutatud. Nii, kuna siin on inglisekeelsed terminid, siis ühelt poolt tõlgime ja lühidalt siis paneme kirja ka, mis nad siis endast kujutavad või mida nad siis tähendavad. Mean on lihtsalt siis keskväärtus või lihtsalt keskmine. No mis see keskmine on? Mida ta näitab arvuliselt? Ta näitab siis, eks ju, nii-öelda väärtuste tasakaalupunkt on keskväärtus, aga muidugi, kui andmehulgas on kas väga suuri või väga väikeseid väärtusi, siis selge on see, et siis see keskmine on nii-öelda natukene nihkes. No seda näitab nii. See on siis valimi moodustamise viga. Kuna meie andmestik ikka ongi üldiselt planeeritud, eks ju, üldkogumi uuringuks, aga selge, et kõik üliõpilased ei olnud esimeses tunnis, nii et ta tegelikult ongi iseeneslikult kujunenud valimiks siis. Ja sellele võite taha kirjutada, et seda kirjelduses ei kasuta. Nii, järgmine on mediaan, sellest saab ilma tõlkimatagi aru. Ja mis oli mediaan? Mida näitab mediaan? Ta on järjestusest keskmist. No see on see, kus oli kõige rohkem väärtusi või? Järjestatud reas andmerea kõige keskmine väärtus. Kõige keskmine väärtus. Nii, mood on siis kõige sagedasem väärtus. Nii, kuid kohe võib siia märkida juurde, et ta on ainult, tähendab moodi, me kasutame diskreetsel juhul siin sel juhul, pideval juhul ei pruugi seda üldse olla ja siit ei kasuta. Nii, tähendab see seda, et paljudel juhtudel pideval juhul, eks ju, ei leidu niisugust väärtust, mis mitu korda siis kordub. Või siis ongi, et kui näiteks võib pideval juhul olla mingi väärtus, mis on näiteks 3 korral, siis ta tuleb küll moodina siia välja, kuid ta ei ole võib-olla siis see kõige sagedasem väärtus. Pideval juhul me esitame sagedusjaotusest kõige arvukama sagedusvahemiku.
moodiks. Nii, järgmine on siis standardtälve. Ja siis edasi on kohe dispersioon siin. See sample variant siis on tähendabki, eks ju, valimi dispersiooni. Kui valemeid vaatate, siis üks valimi dispersioonil jagatakse ta n-1-ga läbi, muidu on siis n-iga, kui oleks üldkogumi dispersioon. Nii, ja see oli siis, näitab, õigemini kasutatakse siis nüüd kirjelduses kindlasti standardtälvet, sest ta on juba sama ühiku peal tagasi. Dispersioon ise on ju ruutühik ja ikka kasutame standardtälvet. Nii et see on siis ajuvus keskväärtuse ümber. Ja siin muidugi ongi, kui on siin suur arv, siis see muidugi näitab suurt ajuvust ja kui on hästi väike arv, siis näitabki, et kõik väärtused on koondunud keskväärtuse ümber. Ilmselt siis jaotuse tipp on ka sellest kohe teravam. Ehk me jõuamegi, näete siin järsakuseni. See kurtioosis on järsakus, mis näitabki siis jaotuse tipu teravust. Ja see on võrdluses siis normaaljaotuse suhtes. Selles mõttes, et nagu te teate, normaaljaotuse korral keskväärtuse kohal on jaotuse tipp kõige teravam, kõige kõrgem. Ja nüüd, kui me näeme, siis hetkel, eks ju, see järsakus on isegi nii-öelda miinusmärgiga. See näitab siis praegu seda, et sellesse kohta, kuhu oodatakse jaotuse tippu, on meil see jaotus nüüd veidi madalam. Kurtioosise järsakuse vahemik on, võimalike väärtuste vahemik on -2 kuni lõpmatuseni. Nii et ta miinusesse väga palju ei lähe. Ja kui siin näeme me suurt arvu, siis jällegi näitab, et see jaotuse tipp on hästi kõrge. Et need väärtused on kõik kogunenud sinna. Ei pruugi olla jaotuse keskkohas, vaid jaotuse tipu juurde just need, kui on hästi ebasümmeetriline jaotus, siis need mõningad väärtused võivad koguneda hoopiski kuskile kas väikeste väärtuste juurde või siis suurte väärtuste juurde. Nii, skewness on asümmeetria kordaja. Mis siis, kui on, eks ju, tähistatakse võib-olla teda AS-iga võib panna, kui AS võrdub 0, siis meil on, eks ju, täpselt sümmeetriline jaotus. Nii, ja siit siis, kui ta on suurem 0-ist, siis tähendab, eks ta on ebasümmeetriline. Suuremate väärtuste suunas. Ja vastupidi siis ebasümmeetriline, kui AS on väiksem 0-ist, siis ebasümmeetriline väiksemate väärtuste suunas. Nii et praegu, kui meil on siin 0,2 väärtus, siis ilmselt ta on hästi natukene, hästi kergelt ebasümmeetriline siis suuremate väärtuste suunas. Range on haare, mis näitabki võimalike väärtuste vahemiku suurust. Nii et siin, eks ju, see võrdubki siis maksimum miinus miinimum. Oma arvutuslikus mõttes näete siit alt edasi. See on väiksem väärtus, suurem väärtust.
Nüüd see on väärtuste summa. Noh, seda ei kasutata jällegi kirjelduses. Selle väärtuste summaga meil põhimõtteliselt pole mitte midagi teha. Nii, count on siin siis nii-öelda väärtuste hulk. Et kui me teame, et meie andmestikus on 198 andmerida, siis me näeme, et testi tulemusi, näete, siit me saamegi selles vahega puudu olevate andmete hulga, et tähendab, meil on 6 tühja lahtrit sellel tunnusel. Nii, ja nüüd siis see on usaldustase. Nii nagu ta ka inglise keelest otse tõlkida. Ja ta on siis seotud keskväärtuse usalduspiiride või ta on siin olemas selleks, et leida siis keskväärtuse usalduspiire. Nii et alumine usalduspiir ja ülemine usalduspiir. Nii, valemite arvutamiseks on hästi lihtsalt, leitaksegi keskväärtusest, lahutatakse see usaldustase ja keskväärtusele liidetakse usaldustase. Nii, ja miks, tähendab, kui need on siin kõik punkthinnangud, terve see rivi, siis siin need usalduspiirid, see on juba vahemikhinnang. Nii, tuleme nüüd tagasi jälle valimi moodustamise juurde. Põhimõtteliselt, eks ju, üldkogumist me saame moodustada mitu valimit. No, põhimõtteliselt võime lõpmatu arvu, eks ju, valimeid moodustada. Kõikidel nendel valimitel on näiteks keskväärtus ja dispersioon on nad veidi erinevad. Ja sellega seoses muidugi ka need vahemikhinnangud tulevad veidi erinevad, sest ka dispersioonile saab vahemikhinnangud arvutada, selleks on ka valemid olemas. Ja siis öeldaksegi, näete, me arvutasime 95% usalduspiire. Tähendab, et me võime 95 juhul 100 olla kindlad, et üldkogumi õige keskväärtus jääb sellesse vahemikku. Nii et 5 juhul, noh, siin on, eks ju, seda tähistataksegi alfaga. Nii et alfa praegu võrdub 0,05. Seda nimetatakse ka olulisuse nivooks või ka eksimise tõenäosus. Et meil võivad siis olla nii-öelda, kui meil oleks terve hulk samast üldkogumist tehtud valimeid, siis meil võib olla võib-olla 5 valimit, kus meil see õige üldkogumi keskväärtus ei lange või need usalduspiirid ei sisalda õiget üldkogumi keskväärtust. Nii et ta on kust ma tahtsin siit.
Ma tahtsingi näidata siis umbes seda pilti, millest me rääkisime, et kui üldkogumi keskmine oleks näiteks see 24, meil on tehtud erinevaid valimeid, need keskmised võivad siin väga erinevad olla, need usalduspiirid varieeruvad siin vahel, et siis umbes 95% juhtudest need usalduspiirid kindlasti sisaldavad seda õiget üldkogumi keskväärtust ja siis 5% võib-olla siis üldse ei sisaldaks. Nii et see usaldustase, see arvutatakse valemiga siis standardhälve jagatud ruutjuur n-iga, mis on korrutatud siis standardiseeritud normaaljaotuse täiendkvantiiliga. Nii et sinna sellesse confidence levelisse on pandud siis kokku juba niisuguste väärtuste korrutis. Nii. Ma võtan nüüd uuesti selle matemaatika ette. Nii et see confidence levelil see usalduspiiride valem võib-olla on selline, et võrdub siis. Paneme praegu müügada. Nii et kus siis keskväärtusele liidetakse või lahutatakse. Siis Z. Nüüd on jälle neid sümboleid on palju siin. Eriti kui ma tahan teda praegu siia alfa kahendiku korda, siis jälle sigma. Jagatud. Ma panen SQRT ruutjuur n-ist. Nii, ja nüüd see alfa kahendik on vaja veel viia indeksiks. Nii et ta on siis, nii et nüüd võiks küsida, millest sõltuvad usalduspiiride laius. Kui vaatate seda confidence leveli arvutamise osa, eks ju, mis siin on muutunud, mis selles väärtuses nagu mängib rolli. Milline suurus siin määrab. Standardhälve jagatud valimi mahuga ehk ruutjuur valimi mahuga. See on see põhiline muutuv osa. Ja isegi standardhälve arvutamisel on ka see valimi maht, näete. Eks ta muidugi mõjub selle arvu suurus siin pigem kõige rohkem sõltub valimi mahu suurusest. Ja kuidas see sõltuvus oleks siis? Sõltub valimi mahust. Nii, ja kuidas siis? Kas usalduspiirid, millal nad laiemad on? Kas suurema või väiksema valimi korral? Kui mingi suurus on nimetajas, siis kuidas see mõjutab? Väiksema valimi puhul on laiemad. Jah, nii et paneme siis teistpidi suurema valimi korral on usalduspiirid, keskväärtuse usalduspiirid, rõhutame siin seda ikka. Usalduspiirid siis kitsamad. Nii. Nüüd
seda veel praegu kuskilt silma ei paista, aga tegelikult see usalduspiiride laius sõltub ka etteantavast usaldustõenäosusest. Noh, kas kõhutunne ütleb, kuidas nad sellest võiksid sõltuda, kui me arvutaksime 90, kui arvutasime 95%-lised usalduspiirid, siis eksimise tõenäosus on 5%, aga kui me võtaksime siis eksimise tõenäosuseks 1%, siis oleks usalduspiirid laiemad. Piirid peavad laiemad või kitsamad siis tulema? Laiemad. Just, jah. Nii et mida väiksem on siis eksimise tõenäosus, seda laiemad on keskväärtuse usalduspiirid. Nii, näitame selle ära ka kohe. Meil on seda praegu hetkel päris mugav arvutada, et võtame data menüüs data analysis ja uuesti selle descriptive statistics. Nüüd me ei pea midagi rohkem siin muutma kui väljatrüki koht. Pange uus, näiteks siia kuskile alla. Võtke välja summary statistics, neid meil praegu ei ole rohkem vaja arvutada uuesti ja muutke confidence level for mean 99% peale. Ja siis valige OK. Me saame selle usaldustaseme väärtuse ja kui me nüüd arvutame need alumine usalduspiir, eks ju keskväärtusest lahutame selle uue arvu ja keskväärtusele liidame 99%-lise usaldustaseme. Siis tõesti näeme, et need keskväärtuse usalduspiirid on nüüd laiemad, eks ju, me peame olema kindlamad, et see üldkogumi õige keskväärtus 99 juhul 100 langeb sinna vahemikku. Nii et mõningas mõttes need vahemikhinnangud on natuke universaalsemad. Nad ikkagi näitavad võib-olla pigem või rohkem neid vahemikke, kus reaalselt see õige väärtus võib olla, eks ju, mida me tavaliselt siis üldkogumi neid parameetri suuruseid me tavaliselt ju ei tea. Nii et need antakse ka siis paljude asjade juures, need vahemikhinnangud. Vahemikhinnanguid valemid on olemas dispersiooni jaoks, mediaani jaoks, need on need vahemikhinnangud olemas ja võivad siis olla. Nii, nüüd järgmisena, enne kui me hakkame juttu kirjutama, me arvutame sagedusjaotuse. Nii, nüüd siis diskreetsel juhul sisestame kõik erinevad väärtused tabelisse. Nii, et mis meie erinevad väärtused, minimaalne on eks ju 2 ja maksimum on 15, nii et me loomegi nendest siia andmerea. 2 esimest väärtust sisestame ja edasi juba kopeerime. Põhimõtteliselt me võime ju selle 15-ni panna, kuigi arvuti selle viimase klassi viimase väärtuse loob ise. Nii, see tehtud, jah. Need arvud peavad siis enne tabelis olema ja võtame nüüd siis data analysis käsust
histogramm protseduuri. Input range'i paneme siis nüüd andmed, aga nüüd me peame küll panema täpselt need väärtuste ploki. Nii et ärge tulba nime nüüd hetkel sisse võtke, nii et algab siis C2-st ja kuna viimane on siin praegu tühi, siis võibki minna 198-ni ja pin range'iks on need meie sisestatud erinevad väärtused. Ja valime output range'i, pange kursor siia tühja lahtrisse kindlasti ja võime siis siia kõrvale kuskile selle tühja lahtri valida ning paneme sisse 2 viimast märkeruudukese kasti, seda Paretot, sorteeritud X väärtuste, sorteeritud Paretot me ei kasuta mitte kunagi, meil peavad olema X teljeväärtused alati kasvavas järjekorras, mitte selle sageduste järjekorras. Ja siis okei. Ning me saame 2 sellist tulemust. No ühelt poolt saame graafiku ja teiselt poolt siis selle sageduse. Selle viimase rea moor, selle võib hetkel isegi ära kustutada, teda ei pea siin olemas, meil on kõik vajalik olemas. Noh, muidugi, kui nüüd graafikule tähelepanu pöörata, siis peaks või võiks, eks ju, siin alati nii-öelda eestikeelsed tekstid olla. Kui on eestikeelne dokument, siis tekstid peaksid ka kõik eestikeelsed olema. No, need on testipunktid, eks. Ja näete, mis me siis saime. Me saime, eks ju, sageduse siit ja me saime selle kumulatiivsuse. Mis see kumulatiivsus tähendab? Tegelikult see ongi siis vastab täpselt just diskreetset tüüpi tunnuse jaotusfunktsioonile. Näete ta siis nii-öelda protsentuaalselt iga rida, mis me edasi lähme. See järgnev andme hulk on siia juurde siis liidetud. Nii et kui me oleme siin näiteks 4 punkti saadi testist, eks ju 15 juhul ja siiamaani neid alla 4 punkti saajaid, eks ju, on nii-öelda peaaegu 10%. Aga kui palju nüüd 5 punkti saajaid on? Mitu protsenti on see 16 5 punkti saajat? Oskate öelda? Mitu protsenti see 16 siis on umbes? Miinus 9,9. Jah, eks ju tuleks arvutada just, et see 18, eks ju, miinus 9,9 siit. Mis ta nüüd mul siia pani? Et alati saab siit igasuguseid osakaalusid siis nii-öelda arvutada. Ja sisuliselt on täpselt see jaotusfunktsioon. Tihedusfunktsiooni väljendaks, eks ju, see sagedus. Kui me jagaksime kõik need üldarvuga, siis me saaksime ju tõenäosuse ja ta ongi siis tõenäosusfunktsioon praegu siin. Nii, ja sellised arvutused nüüd tulekski siis teha selleks, et hakata kirjeldama siis praegu diskreetset tüüpi tunnust. Nii et võtame lahti nüüd siis insert menüüst uuesti, võtke lahti tekstikast. Tõmmake ta kuskile lahti ja hakkame siis teksti sisestama. Nii et kõigepealt panemegi kirja siis nende puuduoleva andmete hulga, nii et andmestikus on 198 andmerida. Testi tulemusi
on 6 võrra vähem siis. No mis see tähendab siis? See tähendab, et esimeses matemaatikatunnis, mis asi siia? Oli puudujaid, kui test tehti. Nii. Nüüd testist saadi punkte 2 kuni 15-ni. Ja maksimaalse sai 1 üliõpilane. Nii, võib-olla siit võibki siis, kuna ma juba siia jõudsime, võibki siis kõigepealt kirja panna siis selle sagedusjaotuse kohta. Näete, maksimaalse punktisumma sai 1 üliõpilane. Nii, võib siit ju mainida, et siis 14 punkti ei ole keegi saanud ja üle 10 punkti, mis on veel väga hea tulemus. On saanud, kui palju siis? Me oleme selle 15 juba ka siia hulka, palju siis on, tähendab protsentuaalselt paneme võib-olla selle kirja. Kui me nüüd tahaksime protsentuaalselt kirja panna, siis mida me peaksime vaatama? Näete, see on, eks ju praegu, kui me oleme kirjutanud, et üle 10 punkti on tulemus veel väga hea. Mitu protsenti siis see on? 100 miinus 77,6. Seda, ma panin üle 10, see tähendab, et 10 veel siia hulka ei kuulu. Nii et me peaksime tõesti 100-st lahutama võib-olla selle 88. Nii et ta on saanud siis 12%. Siin ei ole mõtet väga täpselt neid protsente arvutada, piisab sellisest küllalt täisarvulistest protsentidest. Nii, selleks see on see parema otsa, eks ju, kirjeldus ja nüüd kirjeldame siis alumist otsa. Mitu punkti me siin siis nüüd paneme. Nii et testist on saadud 2 punkti 2 juhul ja ka 3 punkti. Nii. Nüüd siis võtame selle keskmise osa. Nii et kõige sagedasemalt, see ongi see mood, eks ju. Siia võibki sulgudesse panna, et see on siis mood. Saadi 8 punkti. Nüüd kas 35 juhul, 8 punkti 35 juhul
või võite kirjutada, mitu protsenti see on. Juhul, noh, see on 18%, eks. Mõlemaid arve tegelikult ei pea kirjutama, piisab ühest. Aga noh, praegu näiteks võib ju kirjutada. Nii. Ja nüüd võib siis kirjutada, et enamus testi tulemusi jäi vahemikku. No ja mis me siis nüüd valime, millise vahemikku? No kindlasti, no näiteks me võime võtta, eks ju, ainult sellise vahe, eks ju, 6–8 punkti. Võime ka laiemalt võtta. Kuidas teile meeldiks, kuidas tundub? Vahemikku, no võtame selle sama 6–8 punkti. Nii, ja kui me kirjutame enamus testi tulemusi, siis me peame siia sulgudesse kindlasti panema ka selle arvulise suuruse. Palju see enamus testi tulemusi, siis mitu protsenti ta nüüd praegu on? See 68,75. Palju? See 68. 68 ja mis me maha lahutame? Selle 18,23. Tegelikult me võime isegi mitte enamus testi tulemusi, vaid võiks siia kirjutada, et pooled. Nüüd praegu juhtus niimoodi, et pooled testi tulemused noh, nüüd ei ole isegi vaja see arvu kirjutada, eks ju, on vahemikus. Nii et kui me ka oleks kasutanud lausekonstruktsiooni enamus testi tulemusi, siis me oleks pidanud selle protsendi, eks ju, 50% sinna nii-öelda tekstile vahele panema. Aga kuna meil on juba öeldud, eks ju, et pooled, siis see võib niimoodi olla. Ja see ongi piisavaks nii-öelda jutuks siis sagedusjaotuse kirjeldamisel, kus me kirjeldame siis nii-öelda jaotuse algust, jaotuse lõppu, kui palju seal on neid väärtuseid, noh ja siis seda keskmist osa, eks ju, alati kindlasti, kus on see kõige tihedam osa siis. Nii, ja näete siin paljudel juhtudel nüüd kui tekib näiteks siia nii-öelda neid nullsagedusega klasse, võib-olla rohkem kui üks, mis siis tegelikult hakkabki näitama seda jaotuse ebasümmeetrilisust ka kindlasti, et on neid kaugemaid punkte. Nii, ja nüüd lähme siis kirjeldame neid statistikuid. Vaatame neid ja paneme siis nende väärtuste põhjal jutu kirja. Nii. Nii et testi tulemuse siis keskväärtus on 7,6. Nii et kui meil nüüd nende komakohtadega on siis niimoodi, et kui meil on väärtused andmestikus täisarvulised, siis statistikud tekstis nii-öelda lisatakse 1 komakoht. Kui oleks väärtus olnud näiteks 3,5, siis statistik antakse 2 komakohaga, nii et alati nagu 1 komakoht lisandub juurde. Ja siia sulgudesse võib siis panna kohe, et 95%-lised usalduspiiride vahemik on 7,2 kuni
7,9. Keskväärtus on 7,6 ja mediaan on 7. Nüüd me nimetasime, eks ju, 2 statistikut ja me alati nüüd võrdleme, eks ju, kui me teame, jaotuse kuju peaksid sellest tekstist välja tulema. Ja me teame ju seda, et kui mediaan ja keskväärtus on täpselt võrdne, siis on tegemist ka täpselt võrdse või täpselt sümmeetrilise jaotusega. Nüüd, kas me võime neid hinnata ligilähedasteks väärtusteks või mitte? 7,6 ja 7, kas need on ligilähedased? Päris vist ei ole ikka. No päris hea ei ole, aga ega nad väga kaugel ka ei ole, eks ju. Et see kaugus on ju suhteline, et kas seda saab no ongi jah, suhteline see skaalas, eks ju, meil on vahemik praegu nii-öelda põhimõtteliselt 2–15, eks ju, seal on arvud, skaala ulatus on päris väike, nii et siin see erinevus on võib-olla siis ikkagi täiesti olemas. Nii et me ikkagi, aga kui oleks skaala, eks ju, sadades, siis selline erinevus kindlasti ei oleks, eks ju, suur või koguni tuhandetes, siis see erinevus ei oleks suur. Nii et praegu siis see, mis see tuleb, siis 7,6 ja 7, see on ju siis mingi suurusjärk, mingi 5%. Et võime hinnata. Neid küllalt erinevateks. Kuid kui vaadata asümmeetria kordajat, mis on 0,2, siis selle põhjal näeme, et jaotus on veidi ebasümmeetriline suuremate väärtuste suunas. Aga siin nende arvuliste väärtuste suunas jällegi on siin niimoodi, et kui see asümmeetria kordaja on väiksem kui 1 ja absoluutväärtuse suunas, siis tavaliselt hinnatakse, et ta väga palju see jaotus jällegi sümmeetrilisust ei erine, nii et teda võib siis, on veidi ebasümmeetriline suuremate väärtuste suunas ja võime jaotuse hinnata. Hinnata sümmeetrilisele või lähedaseks sümmeetrilisele. Nii. Nüüd järsakus. On -0,2. Kui me ta ümardame, mis me siis selle kohta võime kirjutada? Et kui ja veel eriti, kui tuleb nii-öelda mingid terminid esimest korda ette, siis muidugi mediaanidegi oleks võinud panna siia sulgudesse, et see on järjestatud andmerea
kõige keskmine väärtus, siis järsakus, mis näitab jaotuse tipu teravust. On negatiivne. Ja see tähendab, et jaotus on keskväärtuse kohal veidi madalam kui normaaljaotuse järgi võiks oodata. Nii. Vabandust, kas see nüüd graafikut vaadates oleks nagu nõgus selle keskväärtuse koha No vot, näete, ta ongi tegelikult siin väga hästi tuleb ka siit graafikult see tõesti välja, et meil on eks ju siin 7 ja 8, eks näete siin, tegelikult see 7 koha peal peaks olema kõrgem meil see nii-öelda normaaljaotuse järgi ja siit see miinus siit tulebki siit, et need kõrval olevad tulbad on kõrgemad. Mis see siis tähendab? See puht praktiliselt lihtsalt, et tuli selline tulemus või on siin andmetes mingi anomaalia sees? Ei, see on lihtsalt tulemus, siin pole mingit anomaaliat. Et lihtsalt tuli selline tulemus ja kogu lugu, jah? Jah, ta on, ühtlasi näitab ka, et seal võib-olla seal keskel ei ole võib-olla nii palju väärtuseid, kui siis selle sama normaaljaotuse järgi võiks olla. Nii. Ja näete nüüd, kuna me eks ju see 2 kuni 15 selle haarde nii-öelda selle maksimum-miinimumväärtus oleme ära seletanud, siis ainukene suurus, mis meil on veel kirjeldamata, on siis ajus. Standardtälve. Tälve on 2,33. Nii, ja nüüd me peaksime suutma siis andma hinnangut, et kas see on suur või väike. Seda ühe andmehulga pealt, kui oleks mingid 2 andmehulka võrrelda, siis oleks seda lihtsam teha. Et siis väga sageli näete, on see ju 3 sigma reegel. Kes palju siis kodutöös mulle seda juba pakkusid, see on nagu meelde jäänud, eks ju, et normaaljaotuse korral nii-öelda keskmine nii-öelda pluss miinus, eks ju, siis ühekordne standardtälve, seal peaks olema 68% vaatlusi, eks ju, mäletate. Ja nüüd me võiksimegi neid vahemikke siis arvutada. Et kui meil on keskmine, eks ju, pluss miinus 2-kordne standardtälve, siis oli 95% vaatlusi ja kui on meil keskväärtusest pluss miinus 3-kordne standardtälve, siis ongi juba 99% vaatlusi. Ja kui me nüüd arvutame enda andmehulgast, eks ju, seda keskmisele liidame, võtame kõigepealt lahutame siis selle standardtälve, saame siis ja keskväärtusele liidame selle standardtälve, siis me saame siis, eks ju, vahemiku 5 kuni 10 praktiliselt. Ja kui me neid järjekordseid arvutusi siin kordame, analoogiliselt, eks ju, keskväärtusest lahutame 2 korda standardtälve ja liidame keskmisele 2 korda standardtälve.
Nii, saime kahekordse standardhälbe vahemikku. Ja kui kolmekordse standardhälbe vahemikku arvutame, nüüd lahutame siis 3 korda standardhälve. Läheb juba praktiliselt, eks ju, nullise ja keskväärtusele liidame 3 korda standardhälve. Siis nii et ümardatult, eks ju, jõuame ka sinna 15-ni. Nii et see 15 võib-olla isegi, mis meil siin sagedusjaotuses on praegu, see on juba selline peaaegu, et juba natuke nagu liiga suur väärtus selle jaotuse suhtes. Et ta jääb natuke kaugele. Nüüd, kui me arvutame võib-olla siis ümardatult sagedusjaotuse pealt, kui me seda andmehulka arvutaksime 68%, palju siis meil reaalselt siin andmeid on, ütleme näiteks siis 5 kuni 10-ni. Kui suur on meie andmehulk praegu? Tuleb umbes, eks ju, 78% koguni. Et siis küllaltki palju 78% saaksime. Mis järgmine protsent oleks 2-st? Ligikaudu ikka 3 kuni 12-ni. Tuleks juba 97%, jah. Ja siis 1 kuni siis, kuna me oleme kogu aeg ümardanud üles, eks ju, siis me saame juba siia 100%. Nii et sisuliselt kõik vaatlused, eks ju, mahuvad sellesse ümardatult siis kolmekordsesse standardhälbe vahemikku. Keskel on muidugi neid vaatlusi, eks ju, siis ligikaudu 10% rohkem. Nii et see ilmselt see haju siin ikka väga suur ei ole. Nii et mis ei ole väga suur. Kõik vaatlused mahuvad kolmekordse standardhälbe vahemikku. Nii, aga nüüd siit ongi juba võib kohe ette rääkida, et kui kui on veel terve hulk vaatluseid, mis jäävad kaugemale kui see kolmekordne standardhälve, nagu peaaegu juba nagu see 15 hakkaks siin jääma ja veel eriti, kui siin eespool on veel nullsagedusega klasse, siis see näitaks küll, et see on siis liiga suur väärtus ja seda me nimetame erindiks. Nii et erind on siis kas liiga suur või liiga väike väärtus. Ja see ongi siis vaatlus, mis on kaugemal keskmisest kui kolmekordne standardhälve. Nii et ka need erindid ongi kindlasti need, mis väga mõjutavad, siis eriti kui jaotus on tugevalt ebasümmeetriline, mõjutavad, eks ju, keskväärtust ja paljudel juhtudel, kui nad on üksikud vaatlused, nad jäetakse siis, tehakse üks analüüs koos nende erinditega ja teine analüüs ilma erinditeta ja siis võrreldakse, mis seisud siis tekivad.
No näiteks on ju praegu Eesti kohta, kui uuringut teha, siis paljudel juhtudel, kui me tahame kogu muud Eestit kirjeldada, siis Tallinn või Harjumaa paljude tunnuste korral tuleks välja jätta, sest need on liiga suured väärtused. Ükskõik, kas vaatame elanikke või vaatame palka või vaatame mingeid muid väärtuseid. Tootmise seisukohalt siis kõik tööstuse koha pealt, siis Tallinn on ikkagi väga erinev juba sellest. Nii. Ja nüüd siis tähendab kõige lõpuks me siis anname hinnangu, kas selle tunnuse jaotus võiks läheneda normaaljaotusele ja selleks siis normaaljaotuse hindamise kaudsed meetodid. On siis esimene oleks siis, et keskmine ja mediaan peavad olema ligilähedased. Nii, ja teine reegel on siis, et järsakus asümmeetria kordaja mõlemad korraga on vahemikus -1 kuni 1-ni ja parem, kui need on nulli lähedased. Noh, siis me saame lihtsalt kindlamad olla, kui nad on nulli lähedased. No praegu meil on, eks ju, see teine reegel nii-öelda väga hästi täidetud, mõlemad on 0,2, aga võt, eks see esimene reegel nii-öelda väga hästi ei ole nii-öelda täidetud, eks. Et siin, mis me nüüd siis hindame. Nii et me võime praegusel juhul ka jätta selle normaaljaotusele lähenemise lahtiseks. Võime ka märkida lihtsalt, et kaudsete meetodite põhjal väga kindlalt ei saa jaotust normaaljaotuse lähedaseks. Muidugi tõime uue mõiste sisse siia kaudsete meetodite põhjal, siis siia sulgudesse peakski nad jälle kõik üles loetlema, et keskmine ja mediaan ligilähedased. Ja järsakus ja asümmeetria kordaja on 0 ja 1 vahel. -1 ja 1 vahel ikka. Ja -1 ja. Oota. Noh, siis see ja siia. Noh, ehk see tähendab, tuleks tegelikult siis selle jaotuse nii-öelda lõpliku otsuse ütlemiseks siis teha siis vastav normaaljaotuse kontrolli test, eks. Teinekord on palju selgemad need nii-öelda võimalik ka palju selgemalt kaudsete meetodite põhjal kohe see ära öelda ja siis võib-olla testi pole vaja. Noh, siia nagu võiks siis selle testi teha, nii et sellega me kunagi kindlasti jätkame. Kui kaua me oleme aega kulutanud, siis nii.
Ja nüüd me tõime siia siis veel lõpetuseks võib-olla paar lauset siia veel kirjelduseks. Teeme ühe liigendtabeli. Nüüd meil on need sisseastumisaastad ja erialad siin. Nii et panemegi lõpetuseks võib-olla siis erialade kaupa ja sisseastumisaastate kaupa need keskmised hinded, keskmised tulemused siia veel kirja. Nii et teeme liigendtabeli siia samale töölehele. Ja paneme siis rühma rõusse, sisseastumisaasta kolumnisse ja testipunktid. Vahetame funktsiooni kindlasti võib-olla keskmise vastu. Ja kirjutame siis võib-olla paar lauset siis ka sellest erialade kaupa siis siia juurde. Selle kohta meil ei ole veel üldse juttu. Nii. Eks ju meil üldine keskmine 7,6 on eks ju siin antud, aga nüüd erialade kaupa siis nii vaadeldes. Erialade kaupa siis seda koma vist ei ole siia vaja. Siis mis me vaatame, paneme jällegi, et siis mõlemal aastal on tehnotroonika eriala üliõpilaste keskmine Eesti tulemus olnud kõige parem ja paneme nüüd siis kirja vastavalt 8,1 ja 8,7. Kas teie ees oli tehnotroonika? TS on tehnotroonika, jah. TT on tehnoloogia. Kõige halvemad tulemused on 2017. aastal ehituse alal, kus saadi 6,8 punkti keskmiselt ja 2018. aastal veemajanduse erialal. Saadi 6,0 punkti. Ja võib-olla siis on selge, et teised tulemused jäid siia nii-öelda vahele. Võime ju lisada, et 2018. aasta keskmine testi tulemus oli 7,7 punkti ja 2017. aastal siis 7,4 punkti. Nüüd olemegi, võib-olla siis selline võiks siis olla üks diskreetset tüüpi tunnuse kirjeldus ja me olemegi siis peaaegu terve tunni seda kirja pannud. Nii.
Noh, paar minutit veel aega, võib-olla siis alustame ikka nüüd viimase tunnuse kirjeldamisega, eks, mis ongi see riigieksam. Ja võtame siit analoogiliselt need andmed, kopeerime rühma sisseastumisaasta ja riigieksam. Kopeerime uuele tühjale lehele. Nii, nimetame selle lehe, eks ju, pidevaks. Pidev. Et see riigieksam, eks ju, oma sisult on küll, eks ju, ta diskreetset tüüpi tunnus, aga me käsitleme teda siis pidevat tüüpi tunnusena, kuna tema erinevate väärtuste hulk on väga lai. Nii, no arvutame statistikud. Nii et võtke data menüüst data analysis, descriptive statistics. Noh, nii et praegu isegi sobib, eks ju, see input range'iks jääb CVRG. Meil on jälle labels ka sisse. Noh, nüüd see väljatrüki koht, valige ja pange summary statistics tagasi ja pange 95% usalduspiirid me arvutame. Ja siis valige okei. No arvutame usalduspiirid siia veel ära. Ja ülemine usalduspiir. Nii et keskväärtusele väärtusest lahutame selle usaldustaseme ja liidame. Nii, kuidas siis tundub? Siinkohal vist lõpetame täna.